tervist, head vaatajad, et alustame kohe mänguga, et kolmas poolfinaalmäng mängivad kodumeeskond Parrus Võru võrkpalliklubi ja vastast ehk siis Tartust Tartu Bigbanka meeskond. Minu nimi Hannes Rammo ja kommenteerin täna seda mängu koos Vendu Suurmanniga. Tere Eesti võrkpallirahvas, tere Võru rahvas ja täna Võru rahvas on enamasti saalis, sest täna kehtib siin lause, et kui sind ei ole siin, siis sind ei ole olemas. Jah, et esimese klipina näitame teile, kuidas saabub Võru meeskond täna saali. Et Rasmus Meius ja siin teised mehed kõik kohal. Jah, et Vendu, sinu jutt õige, et keda siin ei ole, siis teda ei olegi olemas, sest saalis on nii palju rahvast, et siin pidin enne mängu algust juba toole juurde tooma, sest rahvas ei mahu tribüünidel ära. Jah, et võib-olla selle ülekande käigus saame ka selgeks, palju siin rahvast on. Ja et siin ka pilt Tartu Bigbank võistkonna saabumisest, et kõik võistkonnad, kes siin täna on, neid on 2, on täna valmis võitlema selle võidu nimel ja jõudmaks ühe võidu kaugusele finaalist. Siin ka videofännide saabumist, et fännid kogunevad enne mängu alati Õllekas, Õlle 17 siis, et siin on rongkäik, kuidas siis Võru Parrus Ultra fännid saabuvad, et rahvast on neil alati palju ja täna on saal tõesti puu püsti täis, et kindlasti tuleb väga kõva möll siin, et Võru meeskonna poolt on välja pandud siin ka väga kõva valgustehnika, et loodame, et ka kaamerapilt seda teile näitab ja näete ka, saate osa kõvast võrkpallipeost. Ja see matk ei ole ainult üksi ühtepidi, et sealt siia, vaid on ka peale mängu siitpoolt sinnapoole ja võidu puhul juuakse ka väike võiduõlu. Jah, et see on siis fännide rongkäik, et kõnnivad alati ka nad tagasi pubisse. Aga nüüd on hakanud jooksma väljakule võistkonnad, esmalt siis Tartu Bigbank. Jah, et Tartu meestest ju põhi liider on endiselt puudu, et Martti Juhkami meil vigastusega väljas, kuid teised mehed tunduvad on kõik terved ja täna ka valmis siia kõvasse lahingusse minema. Jah, niivõrd kuivõrd siin sai räägitud Olariga ennest, et eks ikkagi väiksed murepilved neil on, et ega nad ei saa siin väga palju kaotusi enam endale lubada meeste osas. Jah, et mängueelses stuudios ka Joel Põhja ütleb, et tema arvates võiks tänane mäng ollagi see mäng, mis tegelikult otsustab selle, kes saab sellest paarist edasi finaali. Et seis on 1-1, kolmas mäng väga tähtis võita. Mõlemal meeskonnal on kindlasti suured pinged peale pandud, et kes selle mängu kaotab, see on ikkagi selg vastu seina. Ja eks see võrkpallis ole see kolmanda geimi võidu tähtsus hästi suur, et nii siin kolmanda mängu võidu tähtsus ole sama suur. Aga kui võtta siin NBA korvpalli, siis võib ka minna 5. mänguks väga vabalt, et kui mõlemad tiimid peaksid praegu kodumängu ära võitma, siis on kindlasti vaja seda 5. mängu ka veel ja siis loodame, et aga sellest ei hakka nii ette rüttama, et täna on kindlasti mäng ja on kindlasti mäng laupäeval kell 3 Tartus, et vaatame tänase mängu ära ja siis hakkame mõtlema edasi, mis saab. Jah, et täna kolmas laupäeval 4. mäng, et jah, loodame, isiklikus plaanis loodame, et seda 5. mängu ei tule, et Võru võtab nendest 2 mängust oma, aga täna jääme ikkagi erapooletuks ja naudime seda kõva lahingut, mis need 2 meeskonda kindlasti täna siin platsi peal näitavad. Ja kellel veel teadmata, siis teises poolfinaalis on Selver Taltek 2-0 ees ja juhib Pärnu ees siis seda seeriat. Teist poolfinaali, jah, et kui algul oli vaadata seal ka, et on asi igav, siis tegelikult teine mäng oli hoopis huvitavam ja lõi väikest pinget sisse. Pärnu näitas Taltechi vastu ikkagi hambaid, et ei ole nad niisama, et tuleme mängime ära, vaid ikkagi tuleb kõigi vastu vaeva näha, et ei ole see asi nii lihtne. Esimene kohtunik siis tänasel mängul Argo Käpa.
ja teine kohtunik Olavi Jõesaar. Et Argo Käpa siis Võru enda mees, et esimene kohtunik, et on tavaliselt ikkagi näidanud, et suudab olla seal kohtuniku pukis erapooletu, et loodame, et ka täna siis. Jah, et ta on pigem aus ja pigem vastaste poole peale eksimast aus, et siin ütelda niimoodi erapoolikult, aga eks ta on mees, kes ei eksi tahtlikult. Jah, et kui eksib, siis ei tee ta seda kindlasti nimelt, et meil siin Tartu meeskond ka jookseb väljakule, et ega midagi üllatavat ei ole. Nurgaründajad Tamur Viidalepp ja Timo Lõhmus, diagonaalis on neil see Läti mees Sirjakovs, sidena Aleksandr Eermaa, tempodena Mart Naaber ja aita nüüd mind, Matthew. Et ja liberona siis Taavet Lepik ja number 7 noormängija Romi Aros. Ja ega siin midagi teistmoodi ei ole, et selle oleks vist finaalseeria alguses juba võinud ära panda põhikoosseisus kõigiks 5 mänguks või 3-4 mänguks. Et ainukene siin, et asetuskaardid, et kui siin võtta niimoodi, et praegult on meil ka see teada, see Bigbank Tartu alustab Side 3-ga ja siis Parros Võru alustab Side 1-st. Jah, et Parruse meeskond on ju tegelikult läbi hooaja mänginudki suht sarnase koosseisuga, et kui üks mees saab vigastada, siis tuleb pingilt teine mees ja mängib selle koha ikkagi välja, et ei ole vahet nii-öelda, kes seal platsil on, vaid meeskonna tase on tegelikult suht ühtlane. Ja seda võib võtta nii ja naa, et ega siin mõlemal võistkonnal on tegelikult, et eks üks vahetus on olemas, aga kui peaks 2 meest vahetama, siis oleme hädas. Et tänast mängu alustame Parruse serviga ja Jansi läheb servima. Jansi on teada-tuntud hea varieeruva serviga, et võib ta lüüa tugevat, aga ka sellist tugevat planeerivat, et väga hea servija. Nii, et kes siis võetakse selleks kliendiks, eks see Timo Lõhmus ilmselt see klient on. Arvestades seda, mis eelmine aasta toimus Eesti meistrivõistlustel Selveri ja Bigbanki vahel, siis eks minnakse Timo seda Lõhmus mängima. sai ühese ploki vastu rünnata, kuid Renato Santos on seal käed ees ja pall kukub Tartu poolele maha. Eks siin nüüd ta läks otsima seda käsi ja et hanituda, aga Renato oli väga kõrgel. Ega ta ei hoidnud käsi, ta läks ise ka palli püüdma ja tänu sellele ta sai selle palli sealt ära. Ja nüüd läks hüppelt palling. Hüppelt ja kahjuks pikaks. Ja Argo Käpa ka näitab, et pall audis ja Tartu pooled servima siis Matthew. Kes nüüd siis Võru pooled kahu ilmselt otsitakse, et Lepp ja Kollo teada-tuntud head vastuvõtjad ja ongi kahu peale serv kahul kehvasti käes, kuid Jansi tõstab alt ja Renato läheb 2 ploki vastu lükkama. Kollo on hea kaitses. Jättis mängu. Ja nüüd 3 ploki vastu ja lööb Renato selle palli maha. Ei ole küsimus, tuleb 3 plokk ette. Mart Naaber, Eesti liiga kõige pikim mängija minu teada. Mart Naabri kätest lõigi selle palli Tartu poolele maha ja... No siin oli käte hoidmine kõrgel, löödi kätesse sisse, käed olid tagasi hakkas tõmbama käsi ja sellega see pall sinna ära läks, et natukene jah, et Kristo Kollot ka hea serv ja Aleksandr Eermaa mängib selle palli Võru poolel üle, et see on siia kahu kätest. Kahu jätab mängu palli ja uuesti kahu 2 ploki vastu. Nüüd tempost sai Võru oma mees Tarvo Täht rünnata, kuid ei löönud palli maha. No Tarvo läks praegu täpselt klassikalist rahvaliigat mängima sealt, et pall oli vahus vaba ja siis küünitas sinna selle pallini. Kuid Võru on läinud ette siin 3-1. Ja endale omaselt jooksis Renatole külje pealt sisse, et see eelmises mängus oligi viimases game'is nii mitmel korral, kui Tarvo kukkus koos kaasmängijaga sinna võrku sisse. Ja Kristo Kollot järjekordne hea serv, et Mart Naaber nüüd ja kinni! Oi, mida teeb Tarvo Täht? Mart Naaber pannakse nii
kõvasti kinni, et seal ei olnud variantigi seda palli enam mängida. Ja nüüd aeg Tartu Bigbankil, kuulab, mis räägitakse. 2 korda viskad üle juba. Hoiame rahulikult plokis, võtame puute, mängime edasi. Meil ei ole vaja kohe punkte hakata nillima sealt. See ei ole üldse eesmärk. Let's stay correct everywhere. If they bounce with the serve, we save. Smart in attack, we have solutions. Long rallies, let's take back. Läks, kohe, new start. Määre. Jah, et nagu kuulda oli, Alar kutsus oma võistkonda korrektsusele, et ei ole mõtet minna kärsituks ja siin esikodusaalis või võõrsil saalis hakata koheselt võitu koju tooma, et kannatame. Jah, et Võru Parruse fännid teevad ka täna siin tohutut lärmi. Ja vähe sellest, et muidu fännitrummid oleks, aga täna on ka Joel Põhja tulnud terve komplekti trummidega siia toetama. Joel Põhja on esitrummar. Nüüd Kahu ei löönud plokist löögi hoopis auti. Et jah, et kiidakski tõesti neid Võru inimesi, kes on võtnud vaevaks siia saali tulla ja teevad ikka tõsist lärmi ja näitavad, et nii-öelda Võru veri ei värise ja toetavad kõik oma meeskonda. Nii, nüüd Eelmaa eksib servil ja Võru ees 6-2. 5-2, vabandust, 5-2. Ja servima Võru oma mees Tarvo Täht, kes on teinud minu arust ikkagi väga hea hooaja. Et siin on näidanud, et pingi pealt tulles on ikkagi alati valmis sekkuma ja hea serv. Eerma nüüd lätlasel esimene rünnak ja pall audis. Kuidas kohtunik näitab? Ei, kohtunik näitab näppe, jah. Kristo Kollo läheb sinna küsima, et mis oli, aga kas olid näpud? Minule tundus kordusest, et ei olnud. Et siin on nüüd kahetine punkt, et loodame, et siin nii närvi minna nagu eelmine kord 4. skeemis, kus Aleksander Eelmaa vibutas samamoodi näppu, ehkki käed käisid ära ja kas vale õigel ajal ja võid kodus lõpuks kokkuvõttes. Et olgu minu see jutt nüüd küll rikutud väga, aga ta nii tundus väga olevat. Nii. Okei, kätest tuli läbi. Jah, et ei olnud palju puuduga, et Kris-Karlis Lepp Võru libero sinna alla jõuaks, et jah, Robin Kahu ka ju ikkagi noor mees, et valiti siin Eesti üheks lootustandvamaks noormängijaks, et tohutu arenguhüppe teinud see aasta. Nüüd pani Timo Lõhmus sellise kõksu ja Renato kahese ploki vastu, kuid pall on Võru poolel ja Kahu kahese ploki vastu ja pall jääb Võru poolele maha. Oliver Lüütsepp ka näitab selle, et mehed, lähme ja... Jah, et ei saanud seda kõige mugavamalt, seda pall ei olnud tal kõige mugavamalt ees ja see jäi nagu ploki sisse, et madalale ja sealt on raske tal seda oma kõrgust kätte saada. Aga nüüd on seis viigis 5-5. 5-5 jah, et Timo Lõhmuse serviseeriaga jätkame, et jälle väga kõva palling ja Kollo ka seal. Kris-Karlis Lepp läheb lõpuni täitsa, et seal läbi toetajate selle bännerite, et tõsiselt kõik võitlevad ja eks seda seeriat see kaitsemäng iseloomustabki kõige paremini. Kuulame siis, mis Oliver räägib. Ei, me ei kuula. On vist mingisugune tehniline rikke. Tehniline rikke jah, et miks me seda Oliveri ei kuule kahjuks, et aga üritame selle parandada, et aga Vendu, sa võid üritada, äkki sa oskad huultelt lugeda, et uus anne. Eks siin samati võeti see nagu selleks, et jälle mehi rahustada ja korrektsusele tõmmata või siis Timol seda servihoogu maha võtta. Jah, et Timo Lõhmus siin teinud selle serviseeria, et seis oli, mis see oli, 5-2 või 5-3, kui Timo Lõhmus servima sai ja on toonud Tartu meeskonna hoopis nüüd 1 punktiga juhtima seda mängu. No jah, eks mäng on noor, aga ja on väga hea serv ja
ja Kristo Kollo on seal. Nüüd ei ässa kõik Kristo Kollo peale. Et eks see mäng ole siin alguses ja et ei ole siin praegu tulnud Robini pealt, aga on Kristo Kollo pealt tulnud hetkel neid punkte, aga no siin Kristo kogub niikuinii varsti ja palju hakkavad käes olema. Terve mäng nad niimoodi vastu ei võta, et kindlasti siin mängu jooksul mehed muutuvad enesekindlamaks ja paremaks ja nüüd Timo Lõhmus servib palli outi. Et oligi tal juba liiga pikaks veninud see serviseeria ja nüüd Võru poolelt siis servima Renato Santos, kes on ka teada-tuntud ju tugeva serviga. Mees, kes tuli siia liigasse kui suur komeet, lõi platsi puhtaks, Balti liiga kõige resultatiivsem mängija, sõlmis ka Võruga uue lepingu, mida keegi alguses ei uskunud, kuid tõesti oli mehel uus leping on juba uueks hooajaks olemas. Nüüd kahjuks siin Renato oli hea kaitses, aga punkt ikkagi Tartu meeskonnale ja esimene tehniline time-out. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja tagasi saalis seisul 8-6 Mart Naaber servimas. Siin näitab ka Joel Põhjad, kes on siis tänaseks enda krummi seti kaasa võtnud ja nii-öelda Parruse meeskonna esitrummar, kui Hepburn lööb selle palli võimsalt Tartu poolele maha. Tuli küll kahene plokk talle vastu, aga siin ei tulnud plokk piisavalt kokku ja Hepburnil õnnestus see kahe ploki vahelt läbi lüüa. Võru poolelt servima Robin Kahu, et kellest ka siin vahepeal jutt oli ja inimesed, kes veel Võrus on ja ei ole saali jõudnud, siis tegelikult meil on veel ruumi, et tulge, et saate võims... Oi, Kristo Kollo! Selline mees! Mul läks juba meelest see jutt, mida ma rääkida tahtsin, et see oli praegu tõsine hea plokk Kristo poolt sinna üksinda Sirnjakovski lees ja üksinda ja plokk sai diagonaali pandud tal ja Sirnjakovs oli seal kinni nagu naelutatud. Tegelikult olid ju Kristol nii-öelda käed laiali, et otsiski tal õige koha üles ja käsi õiges kohas ees, kuid Robin siis eksib serviga kahjuks. Et vaatame nüüd, lätlane Sirjakovs läheb servima, et kuidas Tartu mehed seekord sellel servil õnnestuvad, et seis on pingeline, et Tartu juhib 9-8, rahvast teeb põrgu lärmi, läheb sellise väikse kõksu peale, Lepal halvasti käes ja ütleme ära, et Vendu sai ka nüüd esimest korda täna palli puutuda, et tuli see pall siia meie juurde. Oleks laua peale tulnud siin hetkel, aga et siin on, tegelikult on selle mängu alguses on see, et kas on Tartu serv on liiga ohtlik või siis Võru vastuvõtt on oluliselt kehvem kui siin eelnevates mängudes. Jah, et tegelikult oligi see Sirjakovsil ei olnud ju nii-öelda mingi hull pommlöök, vaid oligi sääne kõks ja Võru mehed ei olnud selleks valmis. Nüüd läks täiesti just silmad kinni lööma ja lõi selle palli outi. Lõi pikaks, pigem ütleks, et see ei olnudki nii silmad kinni löödud, aga see oli lihtsalt löödud pall ja ei olnud siin tugevust ei midagi, aga pall läks pikaks. Hepburn vastus sama, aga nüüd küll ei outi. Jah, et pall audis ja Tamur Vidalep servima Tartu poolelt.
kes siin ka eelmises mängus suutis ühes game'is teha korraliku seeria ja see game läks siis Bigbanki taskusse. Ja, et nüüd Lepal hästi käes ja Kollo kahese ploki vastu ja pall Võru poolel maas. Ja, et siin nagu väikene Santuse reageerimispall oleks olnud see, et aga paraku nii ta jäi. Platsi pealt Sansiga näitab mehed, lähme, et ei ole hullu midagi, seis on ainult 12-9, et see seis on veel väga lubav, et siit ilusti mängu tagasi tulla ja see game endale võtta. Nüüd Kollo ühese ploki vastu, kus oli Aleksandr Eermaa ja Kollo lööb selle palli maha Tartu poolele. Ja Timo Lõmmus jäi ka pallile ette, et kui ta oleks sealt pallilt eest ära olnud, oleks see outpallgi võib-olla olnud. Ei oleks, täitsa 3 meetrisse oleks ikka maha löönud, et Kollol... Ikka seal kättpidi oli käsi natukene kõrgema. Ei, nüüd ei teagi. Sansiid teha serv, kuid Tartu poolt hästi käes ja mängivad tempoga ja lööb see Daniel Matnei selle palli Võru poolele maha. Siit 2 mehe plokk oli ees, kui tõigi 2 mehe vahelt selle palli Võru meeskonna poolele maha ja Mätju ise servima. Kollol hästi käes. Sansi ja Kahu tagantliinist väga hästi lõi palli Tartu poolele maha. Ja mida peab ütlema siin, et eelmises mängus ka, et Kahu mäng tagasi hoidlik, aga ei saa seda ütelda, sest ega ta ei olnud, kui võtame pluss-miinus oli ta 5, ei olnud ta võistkonnal üldse kahjulik mängija. Ta ei paistnud nii silma nagu siin mõningates eelnevates mängudes, aga oma koha täitis ilusti ära, ei olnud seal servi vastuvõtul neid vigu nii palju. Midagi ehkki teda otsiti seal hästi kõvasti. Jah, et Kristo Kollo nüüd servimas ja läks ka sellist, kuidas siis selle kohta öelda, plönni panema. No ta läks siia ette liini otsima, jah, et aga kahjuks palli võrgus ja kerivad palli ette, aga no nii Eermal see oli ikka väga lihtne serv, et Kahu saab rünnata ja Naaber sai vastab pead selle palliga ja nüüd Tartu mehed ründavad Võru plokist auti. Siin vist kukkus kuklasse kätte, jah, käega kuklasse. Nii pidi hoopis käega oli, kuklasse. Aga palliga vist sai ka seal. Pidurdas nii palju palli ära, et sai siis Bigbank minna rahulikult Timo Lõhmuse pealt rünnakule ja see ära lahendas selle asja. Kahese ploki vastu nii, Kahu. Palli on kuugile panda, otsis seda palli. Santos nüüd kahese ploki vastu Viidale pall. Ja Mart Naaber, kui tei Võru poolel on Sansi kaitse, super hea. Ja nüüd Kahu lööb rasket palli väga hästi. Ja Timo Lõhmus kahese ploki vastu. Tarvo Täht järjekordselt plokiga näitab milleks ta suuteline on ja pall Tartu poolel maas. Ja nüüd Alar Rikberg on ilmselt pahane selle peale, või kui palju pahane, aga et see mindi nii silmad kinni löömas, aga samas Robin Kahu kohta ütleks, et väga hästi praegult läks lahendama seda asja seal, et ei läinud sinna lihtsalt kõksu andma üle. Tarvo super serv lööb ässaks selle palli. Ja 2 punkti kaugusele toob taas Võru nüüd Bigbankis. 13-15. Jah, ja Tarvo, kes pani plokki, sai ise servima, ilmselt sai sellest plokist indu juurde, ta lõi kohe ässa. Nüüd läheb teist servi servima. Kahjuks pikaks ja Tarvo saab teenitud puhkusele ja kõik saavad 16-13. 16-13 ja tehniline time out, vaatame reklaami. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet, mängijatelt mängijatele.
Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja tagasi Võru spordihallis. Pallingule seisul 16-13 on Timo Lõõmus. Ja, et Timo eelmine seeria oli korralik ja tõi Bigbanki juhtima. Jah, et Timo servis seal mitu korda, ei teagi, 5 korda sai servida, sellest 2 olid ilmselt minu mäletamist mööda ässad, et tegi väga hea seeria. Ja nüüd Kahul tegelikult hästi käes, Renato saab 2 ploki vastu rünnata, kuid Tartu mehed saavad sellega kätte. Käed vahel ja lahendavad ise ära nüüd selle palli. Et plokis seal Renato näppudest kukub see pall Võru poolele maha, et Lepp oli küll seal lähedal, kuid ei suutnud seda palli sealt väljaku keskelt üles tuua ja Timo Lõõmus jätkab oma serviga seisul 17-13. Võru fännid teevad kõva lärmi, et segada teda. Kristo Kollol super hästi käes, tõste Renatole ja Renato kõrgelt, kas Tartu mehed jõuavad? Ei, enne tuleb sein ette, kuid Tartu mehed mängisid ka väga hästi kaitses. Eks siin oleks olnud Graamo Redeleid vaja, et sinna pallile järgi jõuda, et see oli üsna kaugele kõrgele lendas. Ja, et siin oleks tõesti olnud vaja Graamost tõstuk rentida, et Renato oli ka ikka väga kõrgelt tõi selle palli sinna vastaste poole ja olid võimetud Tartu mängijad. 14-17, nüüd on serviseeriad, aga ei tule. Renato lööb võrku selle palli. Et praegult on hakata vaja, nüüd on game'i lõpp hakkab tulema ja nüüd on vaja hakata punkti haaval võtma. Mängumeeste punktid on ju. Ja 2 endale, 1 vastasele, 2 endale, 1 vastasele, siis on võimalik lõpp ära veel võtta. Jah, aga Tartu poolelt tehakse kingitus vastu, et Võru poolelt saab servima minna Robin Kahu. Aga neil on seda ruumi veel praegult teha. Jah, nendel Tartu meeskonnal tõesti on ruumi eksida, Võru meeskonnal seda ruumi enam ei ole. Loodame siit, et Kahu suudab siia mängu tuua pöörde ja mängu lõpp oleks nii-öelda pingelisem, et Sirjakovs lööb selle palli Võru poolele maha ja piirist lööb ära, et küll Kollo vastu 1-1, aga ja samas Sirjakovs vaetatakse välja, kuna peab servima minema ja läheb sinna Rasmus Rahula. Jah, et poiss on esimest aastat A-klassis, väga äge tüüp, Margus Pärsiku kasvandik, kes siin on aastaid ka kasvatanud ja nüüd tegelikult temal üks säravamaid õpilasi. Lepal see serv hästi käes ja Võru meeskond mängib tempot ja Hepburn lööb selle palli punktiks ja Hepburni asemel servima Mattias Rahuoja. Et Mattias Rahuoja teada-tuntud hea planeeriva serviga. Siin kohtunikel jäi nii-öelda vist arusaamatuks, kes kellega vahetas. Või lauas ei saadud siis kirja, et Mattias nüüd saab minna servima. No kas tehti aeg või? Mattias tegi hea servi praegu. Mattiaselt hea servi, aga Timo Lõhmusel oli ka see hästi käes ja Tartu meeskond mängib tempot ja lüüakse palle. Ja Mätili lõi seekord Tarvo kätest välja selle palli. Tarvo hüppas küll, aga Mätil lõi täpselt tal plokist mööda ja eest läbi palli ja sealt kukkus käed ära ja välja. Jah, et vasta käe külge ja pall audis. Viidale. Tarvo võtab vastu Tšantsi Kollole ja Tartu meeskond mängib hästi kaitses. Võru kaitse Lepalt. Santos. Tartu meeskond mängib täna väga hästi kaitses, et jõuavad alla ja on kohal igal pool. Santos mängib ise Tšantsile. Tšantsi lükkab selle palli maha vastaste poolele. Näitas, et on ka temas seda nii-öelda nahaalsust ja ründejõudu, et see pall vastaste poole.
nägi seda, et Timo temaga kaasa ei tulnud ja aga see näitabki mängija tarkust, et ta ikkagi oskab sealt ka teisi lahendusi leida, et ta on siia ise servimas, kuid oi, see pall kerib nii kaugele auti, et seda võib sealt Võru Maxi Marketi juurest otsida. Et ei tea ja mitmes serv see nii rumalalt täna väljas on, et täna on jah, Võru meeskond on servil ikka minu arust lubamatult palju esimene game eksinud, et aga peale game'i saame statistika ja siis saame ka täpsemaid arve öelda. Nüüd Santos kahese ploki vastu, Mart Naaber seal ees, Kahu tõstab selja taha kuidagi, Kollo kahe käega üle, nii Eermaa, Lõhmus ja Lõhmus lööb selle palli võimsalt maha. Viimases episoodis minu arust eile on Sansi tõstele nurka välja ja jäi keset seda plokki ja sealt tulid nagu probleemid. Time out siis Võru Parruse meeskonnale. Et seda mängu on selgelt alustanud Tartu väga agressiivselt. Täpselt nii, nagu see Alar ütles siin, et kannatame veidikene, kui oma rünnaku kaitse korrektsust jälgime, et neil ei ole vaja vägisi neid punkte teenida ja hakata sealt otsima, kust neid otsida ei ole vaja. Kannatame, las vastane eksib ja seda nad on suutnud. Serv on neil täna korralik. Võru servit on väga palju küljejoone pealt väljas ja et oleks seal sentimeeter 2, aga on ikkagi juba, ma ei tea, 3 servi on küll läinud küljest välja, nii et on meeter 2 väljas. Et Võru meeskond jah, et on palju eksinud, nüüd Lepal serv hästi käes ja Tarvo ründab sealt. Tarvo lööb Mart Naabri kätest ära. Ei löönud, ei olnud käsi. Ei löönud, ja läks. Lõi täitsa auti sealt, et ei saanud näppudel ilmselt seal pihta, et kohe näeme ka siit kordust. Jah, et no see oli nii 50-50 pall, aga jälgides tegelikult samas Mardi emotsioone, see võis olla väljas, et mees on see, kes emotsioone väga ei oska varjata, et kui oleks see käed olnud, oleks see käsi püsti olnud. Võru poolelt on vahetus, et sinu kasvandik on väljakule tulnud. Ma parandan sind, see on Heini Lumpre kasvandik, mina olen temaga koostööd teinud. Olgu, teeme siis seekord niimoodi, et ei ole sinu. Jah, et oleme aastaid olen taga noorteklassis võistlemas käinud, kuid alguses sai ta ikkagi Heini Lumpre käest käe all ja Räpina poiss ja nii-öelda võtame siis ikkagi Võru kohalikuna ta kirja siia. Loomulikult, kõik me oleme siin kohalikud, et ega isegi Renato on juba kohalik. No Renato jah, aga no võtame niimoodi, kui Tallinna ühest otsast teise on 3-30 kilti ka joonistab välja ära, no mis siis siit Võrust Räpinasse on sama maa. Jah, põhimõtteliselt küll, et ja Tartu poolel Aleksandr Eermaa servimas, esimene game pall Kristo Kollol ei olnud kõige paremini käest lepp, sealt pidi tõstma Kahule, Kahu kahese ploki vastu ei löönud ära, nüüd lätlane ja lööb kahese ploki vastu palli Võru poolele maha ja esimene game on lõppenud 25-18. Ja 18-25. Game'i kaotus on tõsiasi, et nüüd ei ole midagi muud, koguda ja uus game. Lähme pausile. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tutvusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa arvad. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank.
Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii, tere tagasi Võru spordihalli ja ennist jäi mainimata see, et meil on ka siin salamisi hiilinud saali kevad ja kõigile, kes täna meiega veel liitusid, kõigile head kevadet. Et seda ei unustaks teile ütelda. Aga nüüd oleme tagasi mängu juures ja siis valmis teiseks game'iks. Valmis teiseks game'iks, et meieni jõudis ka info, et saalis on 537 inimest skannääritud piletitega, nii et selliseid jäneseid nagu mina ja mõni veel teine juures võib veel siin rohkem olla. Aga Eesti, teate, on üks rõõmustavam uudis veel selleks, mille pärast tahan siin, mis pani tõsiselt võttis pahviks. Kui te vaatate publiku sisse, kui siin pilti tuleb, siis vaadake, kui palju on meil lapsi saalis. Jah, et skanneeritud piletitega lapsi on siin saalis 160 last ja võin ütelda, et teist sama palju on veel skanneerimata piletitega seal tagapool jooksmasti sama ringi. Lapsi on täna mega palju saalis. Jah, et eelmine mäng samamoodi või eelmine Võru kodumäng siis oli ka, et oli lapsi väga palju, kes siin kaasa elasid meeskonnale ja nii, ja nüüd mängu juurde. Bigbank servil. Viidalep alustab kahul hästi käes ja Santos lööb selle palli kaitses Bigbank ilusti all. Uuesti Santos, tõste madal. Lepik kaitses käes. Jah, Santoselt saane kaval pall. Nüüd võttis Robin Kahu audist selle palli, ilmselt kõik seal hõikasid ja nüüd eksib Kristo Kollo. Kristo Kollolt jah, rünnaku viga. Nii, ja mis meil siin on nüüd statistika, ütleb sellist asja, et eelmises game'is 9 servi viga, et nagu ütlesime, rääkisime, et Võru on palju eksinud. Ja Tartu Bigbankil 4 viga, 5 viga rohkem Parrosel. Ja rünnakul -1, Bigbank +5. Nii et rünnak, selge see, milles praegult Parros on maas. Ja jällegi rünnakul Kristo Kollo vastu antenni ja Sansi otsib järjest, kes tal need pallid maha lööks, aga kuidagi ei jää need pallid maha, et Tartu meeskond on tõsiselt hea kaitses ja on seal pallidel all ja mängivad selle palli üles ja toovad rünnakupunkti. Viidale pika Kahu peale, Kahul rahuldavad käes Santos kahese ploki vastu ja on kinni. Ja esimesest game'ist veel selline statistiline number vastuvõtul. Bigbank positiivselt vastuvõttu 78%, Võru 42%, ideaalselt vastuvõttu 21
ja 33 Bigbankile kõik. Nii et siin statistika puhtalt Bigbankil, et siin see Alari jutt, korrektsus, ärge minge kärsituks. Siin on küll pandud, et 1 punkti on saanud nad servilt otse, et on ässaks löönud, aga minu arust lõi siin Timo Lõhmus ka paar tükki, aga ju siis mitte. Ongi üks pandud Timo Lõhmuse peale ja esimese game'i Tartu poolelt resultiivseid mees diagonaal, lätlane Sirjakovs. Tarvo Täht lööb selle palli maa ja Võru poolt samuti diagonaal, et Renato resultatiivseim Võru poolelt ei ole mingi üllatus. No ta ei tohikski nii olla, et keegi teine seal keskelt väga, selliseid mänge nagu siin see oli see Balti liiga poolfinaal, kus Andri Aganits säras seal keskelt nagu ütleme, et Täht, et siis sellist anomaaliat ikka näeb võrkpallis väga harva. See on nagu C-klassis, et keskel üks üles ja sealt üks mees lammutab. Ja muuseas, ega ta nii noorteklassis oligi. Jah, Tansi jätkab servil ja seis 2-3. Otsib Lõhmust, Lõhmusel hästi käes, Sirjakovs kahese ploki vastu ja pall on sees pall, kindel sees pall ja Tarvo Täht. Tarvo särab täna tõsiselt, hüppab, lendab sinna, aga olid nagu Kollo käed ka, ei saanudki aru, et kumma käed olid, et mõlemad võib-olla said pihta seal. Päeva lõpuks ei ole see üldse oluline, tähtis on see, et Võru punkte ei anta selle eest, aga jälle serviviga. Järjekordne serviviga, et nagu enne juttu oli esimeses game'is 9 serviviga, et seda on ikka 20 servi peale 9 viga. See on peaaegu 50% servidest eksiti. Jah, et siin see serv peab oluliselt ohtlikum olema, kui sa servi peal eksida. Jah, et nüüd Mätenilt normaalne serv, aga serv ilusti käes ja Kahu honitab, Ermal ilusti kaitseske üleval ja Timo Lõhmus. Naaber pidi sealt tõstma ja nüüd Kollo toob seal palli tagasi, kuid Lepp ei suuda seda palli üle võrgu toimetada ja Tartu saab 5. punkti. Jah, et oleks selline huvitav lahendus olnud tol juhul. Aga Mäti ju jätkab servil ja eelmine kõva serv Lepa peale, Lepal oli hästi käes ja nüüd Kahu peale. Sansi tõstab sinna Santosele 3. plokk ees ja Lõhmus nüüd 2 ploki vastu lööb palli Võru poolele maa. Ja Mäteni on suutnud ära suruda praegult Võru mehed vastuvõtuga kaugele. See tähendab seda, et ta kõrge tõste. Ja sinna saab Tartu meeskond korraliku ploki ette ehitada. Jah, et siin Oliveri mikrofon ei tööta, kahju ei saa kuulata täna. Et oleks väga huvitav teada saada, mis seal nüüd räägitakse, et see mingi tehniline vibka on, et loodame, et selle järgmiseks korraks saab ära parandada, et teame, et patareides seal viga ei ole, et aga seal on midagi vist juhtme ja aparaadi vahel. Ja, et Oliver ilmselt seal, kuidas siis öelda, rahustab mehi ja ütleb, et mängime ka korrektselt, nagu Alar ennem ütles, et või siis ütleb sedasi, nagu ütlevad siin klassikud, tõstame taset. Tõstame taset, jah. Ja hakkame mängima. Jah, et Võru, jah, kuidagi Tartu on täna kaitses küll väga hea, kuid Võru ei ole ka kindlasti enda potentsiaali täna välja mängib, mis neil tegelikult on, et Mätni uuesti serviga ja Oliver punkti aeg. Jah. Oliver nüüd saab aeg ja see punkt tähendab. Jah, et Mätni näitas, et ta võib ka sinna Maxi Marketi juurde servida. Täpselt kuidagi, seal on vist tõmmet on sellel kohal. Seal on City kliima. Seal on City kliima, jah, et ja Leclerc Pavi. Ja seal on ka see Car Restorationi silt, et kiidaks kindlasti Car Restorationi mehi, kes olid täna kella 1 ajal juba saalis ja aitasid Taraflexi põrandat üles panna, et
Võru Parruse toetaja ja mehed tulid ja tulid appi juba teist korda 2 tundi ja oli põrand maas, et kindlasti suured kiidusõnad loomulikult, sest tegu on professionaalidega, kõik panevad ju polstrid, panevad nad ju autodele mitte esimest korda. Jah, et siin teipisid ka ja siis see on väidikene lihtsam töö kui Rolls-Royce'ile seda polstrit panda. Jah, et rullist ja nüüd kahene plokk ja Tarvo jättega võrgus. Ja Tarvo ise ka, et jah, sorry mehed, mina olin. Et läks seda palli ära suruma, aga jah, käed vastas ja 5-7. 7-5 Tartule ja Eermaa servima. Kahju, sellest oli tõesti kahju, et see punkt nüüd Tartu poole läks, et see oleks teinud seisuks 6-6 ja mäng oleks olnud tibakene põnevam, aga seisul 7-5. Kollol kehvasti käes, kuid Renato sealt Mardi plokile saab pihta. Eermaa tõstab Mart, oi! Siin oli nüüd Aleksander Eermaa viga. Et Mardile jäi tõste kõrgeks või? Ei, ta tõstis mööda. Mööda tõstis, nii. Väga hea veidu, et sina siin oled, et sa saad sellest asjast vist juba paremini aru. See selleks, et eks ta üle tõstis ja mööda tõstis. Santos sai sealt lihtsa punkti ja nüüd kahjuks ka Tarvo eksib järjekordselt servil ja 8-6 tehniline time-out. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Oleme tagasi tehniliselt time-oudilt, kus Tartu meeskond juhib 8-6 Võru Parrus meeskonna vastu ja servima läheb keegi muu kui Timo Lõhmus ja Timo täna on näidanud väga head servi ja vaatame, kui mis ta siis nüüd meile pakub. Servib võrku Võru punkti kaugusel ja rahvas ka õnnelik selle üle. Ja trummid mürtsuvad siin täiel rinnal, et ja Võru poolelt Renato Santos servima ja kah väga hea serviga mees ja Taavet Lepikul hästi käes, Eermaa tõstab, Viidalepale ei olnud kõige parem. Aga võttis mängu tagasi selle palli ilusti ja Viidalep targalt mängis. Sirjakos samamoodi plokki sisse ja mängu tagasi. Viidalep üle ploki. Kollo hästi kaitses, nüüd Kahu kaheses plokis kinni. Nüüd Santsi saab sealt tõsta, aga ei tule välja midagi. Nüüd tuleb veidi kergem pall vahelduseks. Sirjakos, nii Kollol käes, Lepp tõstab sealt selja taha Kahule kahene see on magus punkt paistkonnale praegu. Pikk punkt ära kaotatud Võru poolt, aga Tartu Bigpangal jälle samas võidetud. Sellised pikad punktid on väga magusad. See Lepa tõste läks liiga võrgu peale, ega seal Kahul ei olnudki väga midagi teha, et Mart Naaber, pikk mees oma pikkade kätega seal, et noh, sealt läbi lüüa ikkagi. Läbi ei löö, aga klõbis ta mängu või klõbis ta siis välja. Nii, Santsi tõstab jälle Võru poolelt selline. Siin oli praegult nagu rohkem selles selline, kus oleks võinud nagu midagi targemat ette võtta, kui antud juhul see rünnaku lõpp. Et Kahu jah, et kukkus alla ja lõi pallist mööda ja pall antennist väljalt poolt isegi lihtsalt võrku. Mart Naaber meil jätkab serviga Kollo peale, Kollo hästi käest, siis saab tõsta Renatole kahese ploki vastu ja lööb selle palli auti.
Ausalt öeldes ma võiks isegi öelda, et Võru pooled selle hooaja üks kehvemaid mänge. No, kui game lõpuks 5. game'is on, siis saab ütelda. Siis ei ole, no senimaani siin jah, et... Aga Tartu mängib südikalt, ei ole midagi ütelda ja terav on. Siin ei saa midagi ütelda. Isegi selline asi, nagu Robin Kahu praegu läks seda palli lihtsalt üle lükkama, et see on kerge hani ja isegi see pall jääb enda poolele maha, et seal mõningast väikest ebakindlust on ja ma arvan, et siin Vider varsti saab ennast valmis, et seal väike vahetus teha või siis on veel mine tea keda. Vider oli täna minu arust selle libero särgiga, et üles antud äkki liberona hoopis. Kätest ja lõmmus välja meeter väljakust väljas, võtab selle palli vastu. Sansi kaitse, Kristo Koll oli valmis rünnakule minema ja nüüd Renato ei ole hea palli ees, ei ole veel. Mart Naaber tegeleb tõstetööga võitlusse. No nüüd läheb väikese rahvaliigade Mäteni põrv. Ja lõpuks punkt Tartu meeskonnale. Tartu meeskonnal on terve pink püsti ja kõik on rahul, et see kindlasti emotsionaalselt väga tähtis punkt, et seis oli 8-7. 8-7 oli seis, nüüd on seis 13-7. Mart Naaber siin serviseeriat tegemise tulebki mängu Vider Kahu asemel. Ja, et võetakse poiss veidikene kosuma ja eks ta siin varsti vahetus samas minemas on, et vahetus sisse tagasi minemas on, et ega... Ja Mart Naaber jätkab serviga Videril hästi käest, Sansi tõstab temposse, kuid seal on ka Tartu mängijate käed ees. Nüüd saab Santos kahese ploki vastu ja lööb piki piiri selle palli maha, et Mart Naaber oli küll seal piiris olemas, kuid mitte kaitse asendis antud juhul. Tuli sealt päris korraliku sirge jala peale üles. Kaitse ja nüüd siin. Suur mees, mis sa saad teed? Ja, et mis sa hädaga teed? Kaitsetrenni ju see aasta päris palju sai teed. Vider esimene serv täna. Ja pikaks. Pall laudis ja järjekordne punkt Tartule ja Tartu juhib seda game'i 14-8. Tartu poolelt servima Sirjakovs. Sirjakovs täna teinud hea mängu, et esimeses game'is tõi 5 punkti. Servil ühe korra eksis ja tegelikult rünnakul 5-4, et 80%. Ja nüüd Kristo Kollo siis pandi seal kinni, et plokist. Jah, siin on antud juhul Eerma plokiga ees. Praegult see asi, et siin juhtus selline asi minu arust mängus, et Võru nurgast ei tule seda rünnakut ja vastuvõtud jäävad kaugele. Rünnak on muutunud nii ambutuks ja kõige selle taga tipuks nüüd tehniline time out. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill, Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet, mängijatelt mängijatele. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii tagasi saalis ja Sirjakovs järjekordsel pallingul seis 16-8 Bigbankile. Võru mäng on hetkel muutunud nii loetavaks Tartu Bigbankile nagu kukeaabits. Et igale poole sisuliselt jõutakse plokk ette, käed vahele. Ja, et nüüd küll punkt Võrule. Et temporünnakus Hepburn
lööb selle palli küll plokki, kui plokist out'i, et Võrule 9 punkt. Kui esimesele tehnilisele time-out'ile läksime seisu 8-7, nüüd teisel käisime 16-8, et Tartu tegi 8-1 vahespurdi vahepeal ja nüüd servimas ka Oliver Lankei, ja Tartu poolelt jälle võimas rünnak. Timo Lõhmus lõi ilusti palli ära ja siin me praegu Tarvo liikus ilusti, läks tõste ohvriks, pette ohvriks läks hetkel. Jah, et Pipe rünnakust Timo Lõhmus lõi ära, et Tarvo oli siin Tartu temporündajaga koos. Viidalepa serv oli hästi käes ja said Võrumehed tempot mängida ja Tarvo Täht lööb selle palli punktiks ja seisuks 10-17. Aga mitte otse põrandale, võid vastu Sirjakovsi ja kui see oleks vähe õnnelikumat jälle üles tund, oleks jällegi olnud ping-pong mängus. Jah, et küll on väga korralik kodutöö tehtud ja istutakse ikka seal nende lemmikkohtade peal all. Ja Tarvolt jälle selline... Ja nüüd jah, punkt Tartule, et Timo... Ja siin, kui nüüd vaatad seda viimast punkti, siis Tarvo jällegi järjekordselt lendab Renatole selga, Timo lööb diagonaalis läbi. Et võiks nagu natukene seda hoogu pidurdada seal, et käsi hoida. Et lendu hoida tagasi, siis teistpidi. Ja, et Matthew servimas Tartu poolelt, Lepal hästi käes, Santsi saab tõsta Kollo ja nüüd lööb palli punktiks. See vist tuli nüüd sealt Timo Lõhmuse ja Mart Naabri vahelt. Ja ploki vahelt ilmselt ilusti diagonaali seisuks 11-8. Jah, et Mart ei jõudnud sinna ja tegelikult Viidalep ka enda peale kuri, et seisis enda arvates siis äkki vales kohas ja Kristo saab nüüd minna servima, et Kristo on hea serviga ja ootaks nüüd Kristolt ikkagi mingit seeriat, mis tooks siia mängu ka muutuse. Nii, Timo Lõhmus kahese ploki vastu, seal olid Tähe käed vahel ja nüüd Santos toob punkti Võrule, Mart Naabri kätest lööb palli vastu antenni. Et seal Tarvo Tähe käed olid küll vahel rünnakul, kuid Kollo mängis hästi kaitses ja saadi see pall üles ja Santos selle palliga punktiks löödud. Kollo meil siin jätkab kohe servimist seisul 12-18. Kollo, kes mängib normaalselt käes, läheb Sirjakovsile, Sirjakovs ja lööb ära. Jah, et Sansi oli seal kätega küll all, et kaitses ilmselt õige koha peal, kui kahjuks ei suuda seda palli üles mängida, et saaks oma meeskond, nii-öelda Võru meeskond, siis Sansi puudust edasi mängida. Eerma servimas, selle kõks, lihtne kõks. Sansi otsib Renato ja lööb ära. Ploki puude oli kerge, Lepik oli juba teinud sammu lähemale ja ei saanud seda palli sealt kätte. Ja kui sa nüüd vaatad, kui see tõsta ikkagi korralikult välja lendab, et ma siin ei tea mitmes kord tekin vaatama, et ega Sansi tõsted ei lenda. Et kui see ära lendab, on rünnakul mehed leivas, aga kui see tõste jääb lühikeseks või koguni madalaks, seal on hetkel see minu arust see koht, kus kohas Võrul on võimalik paraneda. Jah, et nüüd ka sai Timo Lõhmus kahese ploki vastu rünnata. Sai küll plokk pihta, kuid seal kaitses enam ei suutnud Mattias Rahuoja seda palli üles tuua. Tuli küll pika kaarega ja Rahuoja tegi ka selle sammu, kuid tegu on temporündajaga ja mitte kõige väledama jalaga. Jah, et ei suutnud seda palli üles tuua. Nii, Timo Lõhmus, järjekordne kõva serv. Kristo Kolol hästi käes ja Ekborn võrku. Ekborn lööb võrku. Võru poolelt ei tule hetkel nagu välja mitte midagi. Kõik mehed oleks nagu platsi peal ka, et võiks nagu, kuidas siis öelda, rõõmsamalt seda mängu mängida või? Kas teha tireleid, nii kui siis avokeel? Jah, et lõbusamalt ja eks ikka tekitab frustratsiooni, aga ei tohi seda vastastele lihtsalt ära anda.
Pigem on siit nüüd mõni õnnestumine ja väikene seeriakene teha, et oleks järgmist game'i lihtsam lihtsam mängima minna, et siin teise game'i keskel oli kaks väga seda nii-öelda pikka pallivahetust, kus Tartu sai selle punkti lõpuks endale ja see tekitas siis meeskonnas sellist emotsiooni, et nad on nüüd ikka 7 punktiga juhtimas. Santos servib outi. (22-14) Mart Naaber pallingul ja adressaadiks on siis Kider. Hea palling sealt Sansi ja Viidalep olid võitluses võrgu peal. Nüüd Sansi jälle ploki sees, Eerma tõstab, Viidalep uuesti kahese ploki vastu. Nii, Sansi saab tõsta, Santos rünnakul, ikka Tartu plokk ees, Lepp toob selle palli veel üles niimoodi, et Võru meeskond saab selle palli Tartu poolele. Nüüd jälle Lepp all, lõhmus ründas Paip-komisjoni Santos. Kas lähevad Tartu mehed järgi? Jaa, tuuakse see pall veel üle. See on tõesti väga pikk punkt, kus nüüd Kristo Kollo Paibist. Ja punkt, järjekordne punkt Tartule. Tõsiselt, kõik need pikad pallivahetused, mis on, lähevad punktid Tartule ja nüüd Kristo Kollo Paip rünnakut teksis, et lõi palli outi. No eks ta sinna taha oli, Paibiks on palju teda nimetada, et eks ta oli sinna taha tõstetud, see on praegu pall, et jah, paraku nii. Ja, et Naaber servib ja et Sansi saab tõsta Santosele, Santos nüüd läbi pall plokki. ilusti üleval ja Santos lööb ära. Jah, seis on 15-23 ja Robin Kahu tagasi platsile, et Vider sai maja ja Kahu servima, et Oliver ka ilmselt vaatas, et Kahu on väga hea serviga olnud ja toob, et äkki mees siit suudab midagi veel välja võluda. Noh, et siin järgmist game'i alustada, siin on paraku on seis juba selline, et väevalt siin. Jah, nüüd Sirjakovs toob punkti Tartule, et Võru meeskonna puude ja see oli Robin Kahu. Kahu puutus ära tagaliinist selle palli, et teise game'i pall Tartule, Sirjakovsilt kõva serv. Sansi saab tõsta Kollole, Kollo lööb selle palli punktiks. Alex Eerma tunnistab, et pani ploki veidikene valesti nurga paika ja siis Mätjoni käte eest lõi ta selle palli ära, aga tõste jäi lühikeseks ja jälle mitmes kord. Ekberg servib, Timol lõhmusel normaalselt pall käes ja lüüaks. Ei anta jah, ploki puudet ei anna kohtunikud praegult. Ega siit päris täpselt arugi ei saanud, kas oli ploki puude või ei olnud, aga Alar Vikberg seda meelt ei ole. Arvas ikkagi, et on ploki puude, aga noh, mis sa siin protestid, kui Võru lõpetab isegi servi veaga. Ja teine game, 25-17, lähme väiksele pausile. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Pärnus mängiti võrkpalli 100 aastat tagasi. Me teeme seda täna ja ka tulevikus. Pole kahtlustki. Tule meie sekka ja aita suurt juubelit tähistada vääriliselt, et igal meie kodumängul oleks tribüün rahvast pungil. Saalis on emotsiooni, pinget, rõõmu ja uusi tutvusi. Mängupiletid, toetuspaketid ja hooajakaardid leiad piletitaskust. Aitäh, et toetad ja kaasa. Võitle, Pärnu, võitle! Võrkpalli toetab Bigbank.
Kõige vahvam spa ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Tartu Milli pastad ja uued Itaalias valmistatud pastakastmed on kokku loodud. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Kroonimett. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii oleme tagasi Võru spordihallis ja mängul Võru Parrus, Bigbank Tartu, kolmas poolfinaalmäng ja Bigbank Tartu juhtimisel 2-0. 2-0 jah, et mõlemad game'id Tartu ikkagi võitnud suure vahega, et Võrul on lastud esimeses game'is 18 punkti ja teises ainult 17. Ja kui me võtame siin statistikat, siis ühe võistkonna kohta võib ütelda, et fantastic ja teise kohta võib ütelda folkloorsed sõnad, et kõik on jah, et see, mida kevadel põllule vaja. Jah, et saab paremini ja et Tartu meeskond on tõesti näidanud väga head mängu täna nii kaitses kui rünnakul ja Võru meeskond järjekordselt, et viis servi eksimust, et kokku siis 2 game'i peale 14 servi eksimust. Ja nüüd väga huvitav on selles suhtes seda mängu ka siin vaadata, et selles game'is Bigbank Tartu alustab siis side 3-lt, aga Võru on keeranud oma asetust ja Sansi alustab side 4-lt. Jah, et Oliver Lüütsepp siit ilmselt üritab mingit moodi veel mängu rütmi muuta ja tuua mängu muutuse, et mehi nihutada. Et see mäng, Renato alustab kohe hea serviga, et ja nüüd Renato hästi kaitses, kuid sinna kahjuks enam teised ei jõua ja esimene punkt siit Tartu meeskonnale. Renato kaitses, jõudis sinna alla, kuid pall lendas publiku poole ja Võru meeskonna mehed sinna järgi ei jõudnud. Nüüd Mätteni pallingul, kellel tuleb kindlasti kõva hüppelt palling. Ei olnud kõige ohtlikum, aga Renato nüüd Tartu mängijate plokist out'i ja punkt Võrule. Ja kui siin tulla eelmise game'i statistika juurde veel natuke tagasi, siis Võru meeskonna resultatiivseim selles game'is 6 punktiga keegi muu kui Renato ja ka Tartu poolelt Timo Lõhmus 7 punkti. Et kui esimeses game'is Sirjakovs palju tõi 5, siis teises game'is Sirjakovs said 2. Eerma tõstes Sirjakovsilisse Kaus pikki piiri, Lepp saab sinna käed alla, on püha viha täis, et iseenda peale vihane, mitte meeskonna peale, et mida ma tegin, teeb, et nagu jalaga ka lööks ja karjub, aga ei, mehed on vähemalt emotsiooniga asja juures, et ei ole mingit seda, et okei, ma ei saanud kätte, et ikkagi outpall nüüd Tartu poolelt oli vist Eerma servimas, et out'i.
jah, kuid noh, eks siin tulebki nüüd hakata punkti haaval minema ja loota seda, et ise vastu saab ära oma rünnakut teha, et Võru meeskond võiks jah, selles mõttes, et võiks, et nii ei saa öelda, et võiks nii-öelda selle emotsiooni siis uuesti kätte saada ja näidata, milleks nad tegelikult suutelised on, et nüüd Tarvole jäi küll tõste lühikeseks. Ai jah, ise oli kätega, ma alguses vaatasin, et Mart oli seal kätega võrgus, aga tõmbas ise käega seda võrgu sealt alla ja jah, et sinna alla trossi sisse käega. Et ei olnud siin midagi vastase libero võrgu juures ja sikutanud võrku. jah, et alguses kahjuks ma ise jah, vaatasin, et naaber oli seal blokis. Võru fännid on endiselt enda meeskonna taga ja teevad kõva häält ja nüüd push ball Kristo Kollo poolt ja ilusti sinna Mardi kätest Mardile sinna vastavarbaid. Ja, et seal Mardi Lepal oli hästi käes ka. Selgelt võrgust kaugel ja noh, ja selline keskmisele kergelt ütleme lubamatu viga. Ja, Oliver Lüütseb ka siin platsi kõrvalt teeb kõva häält, kui punkt saadakse, et utsitab enda mehi, et lähme, on, et nüüd Lepp pall üle ja Eerma saab tõsta ja naaber keskelt ja Lepp toob selle palli ära, suunab palli nüüd üle. Nii, nüüd see pikk pall on vaja ka endale mingil hetkel saada. Ja, et see annab nii palju emotsiooni juurde, et teises skeemis Kristo Kollo toi selle punkti ära, et esimene sääne nii-öelda pikk pallivahetus ja Rasmus Meius käib ka seal platsi kõrval meestele kaasa elamas, et Meius meil siin kahjuks veel vigastusega väljas, aga jah, nii kaua kui tal lastakse nii käia, aga see on hea, kui Võru võitleb praegult, et siis annab mingitki lootust, et see tänane mäng 3-0 siit ära ei lähe. jah, et loodame ikkagi selle peale, et mäng oleks pingelisem ja päris kolm, no nii, Viidalep ilmselt läks sealt ploki. Ja nüüd kiire time out tuleb Alar Rikbergilt. Kuulame, mis Alar räägib, et seal tehnilisi probleeme vast ei ole. Loodame jah, et seal on kõik korras. Enesekindlus kaar korralik, ärme topi peale, see ujub ja praegu ei ole selline serv, millega ta ujuma peaks. Anname sidemängijale aega. If they play 3-4 times crazy defense like they did, doesn't matter. They are not going to play every rally. We continue the same. We don't change the game. We don't start to play super quick or start to do something different. We keep the same. Come on, first side off. Ja tagasi jällegi rahu. Poisid, teeme omi asju ja me oleme leivas. Ja, et Alari jutt oli, et Võru mehed nii-öelda siis ei ületa ennast. Ja, et nad võivad küll seda kaitses kõvasti seda rallit teha, aga üks, et nad eksivad. Nüüd Lepikul tundus alguselt on küll kehvasti käes, aga tegelikult oli ikka hea. Võtsis ilusti mängu. Ja Viidalep klõbistab blokist out'i. Ja, et seal kahene blokk Renato ja Tarvo Täht olid küll ees, kuid Viidalep lööb sealt blokist out'i. Kaitses väga lollakas mängida, aga rünnakul väga targalt mängida sedasi, et ega siin midagi muud ütelda ei ole. Renato võtab vastu Sansi, Kristo Kollo kahese bloki vastu. Ja löö palli maha, Eerma saab tõsta ja Viidalep järjekordselt blokist. Jah, siin eelmist mängu vaadates tegi Kristo Kollo tõstis nüüd käe üles Viidalepal, aga teiselt poolt vastu tuli üks sõrm ülesse. Ja, võis otsustada. Renato sealt ei saa rünnata ja Hani ja nüüd Viidalep järjekordselt blokist üritab. Väga tark. Nii, Santos jätab selle pallimängu. Tõmbab pallimängu. Sansi saab tõsta. Kollo ja lööb. Kristo Kollo lööb punktiks. 6-5. Võru fännidesse on ka tulnud seda kuidagi emotsiooni rohkem, et näidatakse, et on kohal ja kuigi Võru fännid ei ole kunagi nii-öelda
seda fookust siis kaotanud, vaid on kogu aeg enda meeskonna taga, isegi kui meeskond on kaotusseisus, hoiavad nad omadele pöiad, kuid kui meeskond õnnestub ja tõmbab seda emotsiooni veel üles, siis on ka fännid alati väljemad. Ja nüüd, kas oli outpall? Oli, jaa. Et kas see oli Sirjakovs, kes sealt ründas? Ja Sirjakovsilt läks pall pikaks ploki eest läbi. Jah, et väga kindlalt pall audis ja Kristo Kollo jätkab serviga Võru juhtimisel 7-5. Ja sealt on näha, Joel Põhja naudib, mees naudib seal fännide keskel seda trummi mängimist, et fenomenaalne mees, noh. Tuleb, kommenteerib, tuleb, mängib trummi, on kogu aeg meeskonnal kaasas, et... Viidalepp ründab piki piiri ja Sansi kaitses võimetu. Ja Sansi kaitses võimetu, jah, et Sirjakovs nüüd servima Tartu poolelt ja esimeses teises skeemis ka Sirjakovs ju kas meil ähtsasid ei löönud ja nüüd outpall. Tartu meeskond tahab saada seda palli sisse. Tartu meeskond on püha viha täis. Vaatame nüüd kordust, mis Eerma kordust näitab. Pigem outpall. Ja vaatame, meie siin vaatame tantsutüdrukuid. Kronimek. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimek. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja tagasi saalis pallingul Tarvo Täht, seis 8-6. Kollol ja Eermal seal pikalt oli Argo Käpa juures mingi vestlus. Vestlus ilmselt selles viimases pallivahetusest, kus pall oli ilmselgelt audis ja pingi pealt Meius ka küsis meie käest peale seda, kui me kordust nägime, et kas oli audis. Oli küll, kindlalt oli audis ja Renato nüüd kõrget ja toob selle punkti Võrule. Seis on 9-6. Võru juhib seda game'i. Nii-öelda, et selles game'is 8-6 esimene tehniline time-out, et Võru selles mängus üldse esimest korda sai minna tehnilisele time-outile juhtides. Et loodame, et seda tuleb veel. Tarvolt teine serv nii kõva ei olnud, aga Timo tuli nüüd ilusti paibist. Timo lõi selle palli sinna Sansi ja Kollo juurde maha ja saite küll mõlemad mehed seal palli puute, kuid Sansi, natukene puudu, käed oleks all olnud ja no rünnak on ikkagi piisavalt nii terav, et seal oleks peanud ikka väga hästi all istuma või väga hästi trehvama. Me peame ka nüüd järjest kõvemat häält siin tundub tegema, et Võru fännid on leidnud uue hingamise ja teevad sellist lärmi, et vahepeal ma ei kuule, mis Vendu mul kõrval räägibki. Nüüd läks Tartul ikka täitsa metsa see tõste. Sansi saab tõsta Renato ja ploki puutust, kui Tartu saab edasi mängida. Timo lõhmus. Kris Karlis Lepp mängib väga hästi ja Renato rünnak ja out pall. Seekord audis, väga raske pall oli praegu üldse rünnata ja väga raskelt üldse mängitud pall, et tundub, et selle palli peaks vist ära vahetama, et meestel lihtsam mängida, oleks see kohtunikul ka kergelt tegutseda.
et järjekordselt oli pikk pallivahetus, kuid seekord sai selle punkti endale Tartu. Üle noatera siiski jah, et Kristo Kollol hästi serv käes, tõstab Santsi talle paipi ja pall sees pall, punkt Võrule, seis 10-8 ja läheb servima Võru poolelt Renato Santos, kes peaks olema küll ohtliku serviga, aga täna see nuga ei ole väga lõiganud. Renato on täna nii-öelda võinoaega mängule tulnud, et aga vaatame, kõik võib veel muutuda. Palling Viidalepal ilusti käes. Ja Lepp hästi all ja Santos ka, mängi, Kollo lihtsalt pall üle, ei olnud seal muud teha. Eerma uuesti ja uuesti Santos all, Sansi saab sealt teha tõste, Kahu ja Kahu toob selle punkti Võrule. See on suur punkt, et kahene plokk ees, Kahu lööb sinna plokki niimoodi sisse, et pall kukub Tartu poolele maha. Ja antud juhul mäng täiesti päästetud tõsted, ei olnudki nagu sidemängija teemal, lihtsalt pall üles ja näeme, kuidas saame, väga äge. Jah, et võrreldes esimest kahte geimi on nüüd hakanud nii-öelda õnnefaktor ka Võru poolel pihta ja näha, et mehed mängivad isuga. Kollol väga tark pall sinna. Ja lõhmus out pall, Kargo Käpa näitab ka, et punkt ja tuleb time out Tartule. Attitude on the court. I don't see team. It's easy to play when the things are going good. I don't see nobody helping each other in the difficult moments. And this is bad. Libero has to lead, Setter has to lead this. Come on, let's talk, let's support. Not just it's my job, I do my job, doesn't care about the rest. Everybody needs to be supportive on the court. This is the way. Go! Jah, et Alar siin toonitas, et mehed, et nüüd kui meil nagu asjad viltu veavad, et siis te üksteist ei toeta, et ka halbadel hetkedel peab üksteist toetama, et mitte ainult see, et Libero sealt tuleb ja aitab, et mina teen ainult oma tööd, vaid kõik peavad kõiki aitama. See oli põhisõnum, kõik peavad kõiki aitama. Mängime nii, nagu meil oleks kogu aeg hästi ja Renato nüüd kõks serv ja kahjuks võrgus. Seis 9-12 ja Tartu poolelt servima nende võõrlegionär Matthewney või kus oli seda? Matthewney. Los Angelesi poiss. Ja, et siin raskusi hääldamisega, et servib ka võrku, punkt Võrule. See on päris äge tegelikult vendu, mis lärm siin Võru spordikeskuses on, et ma arvan, et hea on, et kõrvaklapid peas on. Jah, et ma arvan, et lähedal elavad inimesed ei saa kodus rahulikult magada, kes mõtlevad, kust kohast trummide lärm tuleb, et tõsiselt vägev on vaadata, et Kahult hea serv, kuid ka Tartu meeskond on hästi käes ja Mart Naaber. Eesti koondise temporündaja toob selle punkti Tartule. Vähemalt on seal uksele koputamas. Jah, selles mõttes, et koondise ukse taga ta on, et Eerma ka nüüd servimas Tartu poolelt ja Lepal hästi käest, Santsi ühe käe tõste ja Hepburn lööb selle palli ilusti maha. Võru maakonna karikavõitja näitab, mis on tema sisu. Et Hepburn on vähemalt ühe medali siit Eestist juba koju viinud, et loodame, et tuleb ka teine. See kõige kirkam. Ja see kõige kirkam et Eerma lõhmusele ja pall, Kollo ees blokiga ja pall Tartu poolel maas. Oi, Võru meeskond on saanud emotsiooni üles, et kui ma eelmine game ka ütlesin, et vaata, et mehed nagu rassivad platsil, on kõik tõsised, et rasket tööd teevad. Ja toimub Bigbankil vahetus, Timo Lemmus tuleb välja ja Rasmus Rohula tuleb sisse. Jah, et nüüd kolmandas game'is siis
Võru meeskond on näha, et on selle nii-öelda teise hingamisega siin mängus. Nii, Renato pidi sealt tegema abi tõsta, Hepburn tagant liinist tuleb ja aga antud juhul oli selline seis, kus kohas Võrul iga mees lootis, et kuule, sina mängid, mängi sina, mitte et mina ja lähen. Ja, et Hepburn ei oleks pidanud olema see mees, kes seda palli sealt nii-öelda alt üle mängib, et temporündajana tema väike segadus siin oli nagu. Aga ei hullu, selles mõttes, et see on üks punkt, et seis on 15-11 Võrule Tartu pooled, kes seal servimas nüüd on, et mul on siin täpselt Timo Lõhmus tagasivahetusega Timo Lõhmus servima. Esimeses game'is tegi pika serviseeria. Nüüd Kollo lõi küll plokki, pall ilusti Võru pool tagasi. Nüüd sai plokilt ees läbi, aga kaitse korralik. Tarvol hea plokipuude ja saavad mängid Šansi Kollole ja Kollo ei ja milline Taavet Lepingu kaitse ühe käega. Ja Võru Tartu meeskond mängib tõesti hästi kaitses. Santos tõstab Kollo lööma ja ei tulnud keegi ja Kollo lööb. See ei olnud isegi löök, see oli lüke, aga toob punkti Võrule. Aga oli hea lüke. Ja väga hea lüke oli, et Santos pidi sealt tõstma. Kohtunik ka näitab juba, et Meius istu ära jookse sinna platsi peale. Et mis sa teed siin väljakul? Tehniline time out seisul 16-11. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tartu Mill. Eesti veski aastast 1885. Palli aitab üle võrgu tõsta Rademar. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank. Unibet. Mängijatelt mängijatele. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Nii ja tagasi Võru spordihallis Pallingul Šansi. Seisul 16-11 Võru Parruse meeskonnale. Kes veel saali jõudnud ei ole, siis viimane aeg on tulla, et mäng ei ole veel lõppenud, et kuigi esimesed 2 game'i võitis siin Tartu Bigbank, siis 3. game'is on Võru meeskond näidanud, et nii lihtsalt see mäng läbi ei saa. Et kes veel saali jõudnud pole, siis tulge, meil istekohti veel jagub, et täna on siin, mis meil oli 537 pealtvaatajat küll, aga mahub veel, et tulge ja elage omadele kaasa. Ja Paip kombinatsiooniga kahu ja plokis kinni. Nii, 13-16 Mart Naaber Pallingul. Ja Mäteni luges selle asja praegult läbi. Ja Mäteni teadis või aimas ära selle, et tuleb tõste sinna Paipi. Renato jälle vastu võtmas. Lepp tõstab selja taha Renatole ja 3. ploki vastu. Ja Renato lööb ära. Ja, kätest, halloo. Oli. Kohe vaata, meie näeme kordust. Vaatame, kas oli näpud. Me arvame küll siin, aga kui aeglaselt saab. Oli sääne. Viida Lepp võib seda küsida, Viida Lepa käest peab küsima. Jah, et siin on kohtunik nõu, et mis nõu maksab Võrukannile, et olid näpud. Aga ei. Punkt ikkagi Tartu meeskonnale ja Võru meeskond ei ole sellega selgelt rahul. No eks ta oli selline 50-50 business, et võis ka olla praegult, et näppudest, aga pigem Renato võtab jälle vastu ja nüüd outpall, Aubry outi. Jaa, väga õige. Siin on Võru meeskonnal on pool meeskonda iga selle punkti peale juba püsti, et mehed on näha, et tahavad seda mängu
ikkagi viia ka 4. ja ka 5. game'i. Et praegu seisul on 17-14, Kristo Kollo läheb servima, et Tartu kindlasti tahaks seda mängu 3-0 lõpetada, aga Võru näitab hambaid ja ei lase seda Tartu meeskonda endale kuidagi järgi. Kollot hea serv, kuid Timol ka oli Timo seal, et oli hästi käes, nüüd Lepp ei jõudnud sinna kahjuks alla, et pall ei ma arvan, et siin selle mängu lõpetamisel on mõlemal omad huvid mängus, et Võru tahaks kindlasti seda täna 5-game'iliseks ära võtta ja Tartu Bigbank tahaks sellest 3. game'ist ära lõpetada, sest et ega näha on, et ega seal Pärnu Selveri vahel see seeria nüüd ülearu pikaks ei lähe, et kui 1-2 mängu tuleb maksimum, et siis see peaks ära minema ühele poole, see Selveri poole peale. Jah, et siin enne mängu Võru treeneri Priit Tigasele ka ütlesin, et järgmine kolmapäev näitame, kuidas me poole tunniga paneme Tarapleksi maha, siis Priit ütles, et loodame, et seda mängu ei toimu. Nagu selles mõttes, et täna see võidame meie ja et võidab Võru meeskond ja võidab ka Tartus, aga siin nüüd Robin Kahule oli 2 mehe plokk ees ja punkt Tartule, et Matthew oli seal ees. 11-16 on saanud märkamatult 17-16 seis. Et oleme ainult 1 punktiga ees. Sirjakov servib auti. Tuli Võrule appi. Jaa, see oli kaugelt juba näha, et see pall sinna pikaks läheb ja eks ta ka Võru poole mehes ole Tartu poolt vaadates. Siin Võru mehed mõtlesid, et tehniline time out ja tahtsid juba hakata sooja tegema, aga ei. Tarvo servib. Lepikul hästi käes. Viida Lepp ründab, Kahu peab sealt tõstetööd nii-öelda tegema. Ei suutnud jälle ära jagada. Timo Lõhmus lööb, täht on all ja Kahu jookseb selle pallile järgi, kuid ei jõua. No eks siin kaitses läks lappesse ja Timo ilusti lõi ka. Seal Kahu ja Sansi ei suutnud ära jagada omavahel, kumb seda palli tõstab. Et oleks sealt Sansi tõstnud ja oleks võib-olla see tõste kuhugi läinud teisiti, et praegu Sansi lükkas enne lihtsalt üle. Viida Lepal palling, Kaul hästi käes ja Renato lööb ära. Tundub, et lõi vastu antenni või lõi auti lihtsalt. Antennist. Minule tundus, et antenn liikus natukene. Antenn ja siis Timo Lõhmuse käed olid seal pigem. Et neid ta puutus ja siis... Jälle Võru fännid on juba läinud Tartu meeskonna mängijate taha pasunaid puhuma. Seal noored võrkpallurid. Et Lepp siit peab tõstma Santosele, Santos otsib kätest ja pall Võru poole peal maas ja punkt Tartule. Ja time out Oliverile, Võru meeskonnale. Kuna ei ole Oliveri kuulda, siis kuulame siit saalist koostuvat muusikat eetrisse ja püüame siis seda omalt poolt sisustada. Et jah, et siin praegult on Tartu on jälle mängu tagasi tulnud ja isegi punktiga ette läinud. Jah, et seis oli 16-11 ja nüüd on Võru meeskond saanud 2 punkti ja Tartu meeskond 8, et väiksemat sorti mõõnaperiood on olnud. Jah, et Tamur Viidalepp jätkab serviga, et vaatame, et Oliver siin võttis aja, et kas saab ka Oliver punkti. Ei, seda punkti mitte. Kuid Kollol oli serv hästi käes ja Sansi sai sealt väga hästi tõsta ja Santos lööb selle palli punktiks. Ja Santos lööb ära, kuid mis on nagu natukene sellisem kevem selle asja juures on see, et ainult ühest kaurist tulevad praegult need punktid. Jah, et Santos ise servima ja läks seal planeerinud panema, et läks tal see
nagu ta paneb selle palli näpu peale keerlema, et läks tal sassi ja ei saanud vist enda rütmi kätte ja pani planeerivat servi ja pikalt auti. Ja Mättenilt ilmselt tuleb tugev hüppelt palling. Ilmselt siia kahu peale, et Tartu meeskond on endale kahu kliendiks võtnud ja kuid Kristo Kollo hästi käes ja Hepburn lööb palli punktiks. Ja Mart Naabri käed puutus ära küll, aga see muutis suuna nii ära, et Timo Lõhmusel ei olnud kaitses midagi teha. Ja Võru poolelt servima Robin Kahu. Ja eks nüüd ole väikene 5-punktine selline jah, et mängumehe punktid 20-20 ja Taavetil hästi käes ja läheb Timo Lõmmuse peale, kes vajutab ja outi. Out pall ja Võru meeskond ei puutu seda ja Võru meeskond on ühega saanud juhtima. Et siin lähipunktidel ilmselt tuleb ka Võrul varsti vahetus, on siin näha, vaatan kõrvalt, et saadetakse Lankei servima, ilmselt see Hepburni asemele. jah, et Lankei hüppab suund ära praegult. Kahu Viidalepa peale, Viidalepal hästi käes ja Naaber, kuid seal on lepp all. Ja nüüd Kollo outi. jah, et siin tõmbas praegult Eermaa käed eest ära ja Kristo Kollo lõi otse outi. jah, et Ramur Viidalep sai ka eest ära ja Eermat väga tark mäng, et ise läheb ka servima Kahu peale, Kahu ei saa kätte, Santos peab tõstma, Kollo kahe käega üle, tõstetööd peab Lepik tegema, Sirjakovs kahese ploki vastu ja plokist outi, 22-21, Tartu meeskond seda mängu juhtimas. Rasmus Meius tuleb nüüd talle pika vigastuspausi väljakule taha liini Robin Kahu asemele pallingu vastuvõttu asendama, tugevdama. Meius käib ka kõik mehed läbi, et davai kutid, lähme nüüd teeme, et tuleb süstib enesekindlust ka, et vaatame kuhu see Eermaa serv nüüd läheb ja läheb Meiuse peale, Meiusel hästi ka käes. Kollole kiire tõste ja Kollo lööb punktiks selle. Super löök sealt ploki ja antenni vahet Kristo Kollolt. Kristo Kollo, kes mänginud ka Eesti koondises ja on Parruse meeskonna kapten, kindlasti kõige kogenum sellest meeskonnast, et teised ikkagi säänsed nooremapoolsed mängumehed, ja nüüd toimus Võru meeskonnas 2 vahetust, tempot läksid vahetusse mõlemad. Nii Hepburni asemel läks Lankei servima, kui Rahuaja läks Tarvo Tähe asemele plokki. Ilmselt siin sellel väga hea serv ja tuleb. Mart Naaber esimest korda plokis kinni, pall mängus. Ja nüüd Kristo Kollo kätest lööb outi selle palli. Kristo ise ka ei ole üldse rahul, et ta ja eks siin käib võrgu alt väga selline pilkude vahetamine ka, et kui Timo Lõhmus praegu pikalt saadab seda Kristo Kollo pilguga. Eks siin on omavaheline, ei ole nagu vind, on nagu sportlik viha. Töötlemine. Vot seda sõna ma otsisingi. Nii, Kollo uuesti, Sirjakovsi käed ees, Kollo tõstab. Renato läheb ründama. Ja kätest, aga Timo Lõhmus seal otsa joone juures ootamas. Sirjakovs kahe käega pidi üle andma. Kollo jälle kahese ploki vastu. Ja kes toob selle punkti Võrule? Toob! Väga tähtis punkt Võrule. Et see tõmbab seda emotsiooni ka nüüd nii meeskonnal kui fännidel ülesse no eks siin on, et see ühe võistkonna diagonaal saab anda kahe käega palli üle, teised teil ei ole enam seda ruumi. Jah, et Võru poolelt Sansi servimas, et kindlasti väga tähtis serv, et seis on 23-23 ja Eermaa käib seal järjekordselt Targo Käpa juures midagi rääkimas. Et see on näha väike nii-öelda tehniline venitus, et Sansiid natukene segada, kuid Sansi Timo Lõhmuse peale ja tal ka hästi käes. Ja nüüd Tartu diagonaal lätlane Sirjakovs lööb selle palli maha. Ilusti piir lahti ja piirist ära lööb ka selle. Tänase mängu esimene matšpall
24-23 seisul. Loodame, et ei jää viimaseks. Et Võru meeskond suudab siit ikkagi selle game'i veel ära võtta. Oi, Mart Naaber teeb Võrule kingituse. Mart Naaber teeb Võrule kingituse 24-24. Võru poolelt servima meeskonna kapten Kristo Kollo. No eks siin Tartu praegult veel punktiga peal on, et said aud endal lahendada ja siis saada uus matšpall. Ja, et vaatame, mida Kristo Kollo meile täna siin servijoone taga pakub, et olen näinud Kristo Kollot servimas ka jalad maas. Väga hea palling, Eermaa tõstab, Viidalep lööb kolmesesse plokki, uuesti Tartu, Sirjakovs kahese ploki vastu, Kollo toob kaitses ülesse, Sansi tõstab, Renato lööb selle plokki, kuid mäng käib veel. Nii, see oli praegu huvitav, nii, Tartu tempo ei tule välja. Kahu pall ja pall ma pigem ütleks, et praegult ei puutud plokki. Ilmselt mitte ja, et kohe näeme seda kordust. Kahu läheb rünnakule ja ei olnud, pigem ei olnud. Tartul teine matšpall. Tartul teine matšpall, seisul 25-24. Läheb Pahula. See on nüüd Rakvere pärit sidemängija. Oliver Lüütsepp oma time-out'i. Et Oliver ilmselt lihtsalt, et mehi rahustada, võttis siin aja. Ei, kui on aeg kasutada, tuleb seda veel viimasel hetkel ära kasutada. Et kui servima läheb ka noormängija Vahula, siis ikkagi temale natukene seda pinget veel rohkem peale panna, et ta saaks praadida, võtab Oliver Lüütsepp time-out'i. Kuid arvan siiski, et Alar on saatnud poisi sinna servima, mine tee. Jaa. Mis filosoofia tal on, ma ei ole nii kodus sellega. Siin on teine matšpall 25-24, vaatame, kas me näeme täna veel siit mõnda game'i või Tartu meeskond lähebki. No game'ist on veel kaugel, siin on veel, kas mõnda matšpalli näeme? Jaa, seda küll. Nii, Renato ründab, Tartul Timo Lõhmus all. Ja nüüd on Timo Lõhmus täiega lööb ära ja Tartu võidab selle mängu selle viimase game'i 26-24, kogu mängu 3-0. Jah, võtab sõnatuks, et esimene mäng tuli suht kindlalt nii-öelda Võru meeskonnale. Teine mäng oli 4. game'is vormistamise küsimus, kuid võitis Tartu meeskond selle ja nüüd 3. mäng täielikult Tartu domineerimise all. Jah, ja siin võib ütelda, et esimeses game'is vastuvõtt rünnak 0 lähedal. Teises game'is palju parem ei olnud, aga 3. game'is oli ka teatud määral ikkagi õnne ja Tartu oli suure rongi peal. Jah, et Tartu juhtis game'idega 2-0, lasi 3. natukene lõdvemaks nii-öelda jala, siis Alar Rikberg võttis time-out'i ja mäng muutus. Tartu meeskonna parim mängija nende temporündaja. Mätseni. No, eks ta tegelikult mängis selle seeria parima mängu ka. Ja, et... Ja kes on Võru poolelt? Kristo Kollo. Kristo seal võttis juba paelu lahti ja ei arvestanudki sellega, et ta peaks minema seda auhinda vastu võtma, aga Kristo näost on näha pettumus. Tõsine pettumus, et kahju on sellest Võru meeskonna tänasest mängust, et tegelikult olid kõik mehed hingega asja kallal ja esimesed 2 game'i lihtsalt ei tulnud. 3. game'is saadi paremini minema, aga lõpuks Tartu meeskond võttis siiski oma ja 3-0 võidu siit, et praegult ütleme niimoodi, et korrektsus võitis ja Tartu on terav. Tartu on oluliselt teravamas seisus, kui seda oli siin esimeses mängus ja
eks siin anna kindlasti oli mõjutajaks ka kindlasti see Final Four, mis tõmbas mehed tühjaks. Ja nüüd ei ole midagi muud ütelda, kui laupäeval kell 3 kõik see Võru fänn olete oodatud Tartusse toetama võistkonda. Kui te tahate veel seda seeriat tuua siia tagasi Võrru ja et Võru oleks suuteline mängima seda finaalis, peab Võru praegult hästi palju igalt poolt juurde pandma, kuid mina siiski täna vaatan, et pallid täna ei jõudnud kohale sinna, kuhu nad oleks võinud jõuda. Jah, et kuidagi tundus, et seda rünnaku jõudu jäi täna väheks, et kas siis oligi meest kahel mehel korraga kehv päev, et Renato teeb tavaliselt enda oma ära, nagu diagonaal ikka, et Kristo Kollo ja Robin Kahu panusest jäi täna natukene puudu, et oleks oodanud natukene kõvemat mängu, et ma nagu seda ei ütlekski, tegelikult diagonaali pealt peabki tulema, võib-olla oleks veel rohkem oodanud, et sealt ikka kindlamalt ära tuleb, sest neid vigu oli ka ikka piisavalt palju, aga pallid ei jõudnud kohale, et tõsted jäid lühikeseks. Tõsted jäid lühikeseks, aga me võime ka selle nii-öelda, et see tõste ei jõudnud kohale, et tõste kvaliteet oli halb, siis tegelikult ka see, et Võru vastuvõtt tegelikult oli kehva, noh. No jah, seda ka saab ütelda. Jah, et siin esimeses game, igas game'is ju oli see vastuvõtt ikka kehva. Aga kõige selle asju kokkuvõtuks võib ütelda seda, et päevad pole vennad, käes on kevad ja kevadist ilma teate ise, milline see on. Iga hetkel muutlik. Nii et me ei tea täna hommikul ei tea, mis on homme õhtul väljas ilm. Jah, et kui me nüüd vaatame seda statistikat, kogumängu statistikat, siis Võru poolelt resultatiivsem Santos 15 punktiga ja Kollo, alguses küll, Kollole tegin liiga, et tegelikult Kollolt 13 punkti ja siis seal teised on juba kõik alla 10, et Tarvo 5 ja Sonari 4 pluss-miinuses ja Robin Kahu tegelikult 2 ja Robin Kahul siin -7, et Tartu poolelt siis resultatiivseim Timo Lõhmus 16 punktiga ja Sirjakovs 12-ga. Ja plussis mõlemad 7-ga. Ja plussis mõlemad 7-ga, et Tartu poolelt ainukesena miinuses siis nende sidemängija Eerma. Aga see sidemängijal ei olegi see nagu see määrav number. Siin jah, kui siin nüüd vaadata serviga, siis lõpuks läks see number natukene siis ilusamaks selles mõttes, et Tartu meeskond eksis 12 servil, Võru meeskond 16, kui Võru meeskond tegi esimeses game'is 9 servi viga, siis järgmises 2 7, et see esimene game ütleme, oli kehv päev Võru meeskonnal servil ja sinna see game ka ilmselt läks. Jah, et mina ei oska küll enam midagi muud ütelda, kui et laupäeval on uus päev. Kohtume laupäeval Tartus kõik, on ju? Ja kõik sinna on Vilet pasunat kaasa ja toetame oma Võru võistkonda, kes on Võru fänn. Tartus eelmine kord oli 1000 pealtvaatajat. Käputäis Võru fänne ka seal selle sees, tegi korralikult lärmi, aga mitte nii piisavalt, et täna seis oleks meie kasuks 2-1. Aga see kaotus täna oli tõsiasi ja võitis selgelt parem võistkond. Jah, et Tartu oli täna selgelt üle, et kõigis elementides oleme ikka ausalt niimoodi, et siin õnnefaktori taha ka nüüd põgeneda ei saa, et meil õnne ei olnud. Tartu oli täna parem. Ja sellega tänaseks lõpetame ülekande. Täname kõiki, kes vaatasid ja vahet ole, kas siis Tartule või Võrule kaasa elasid ja kohtume laupäeval Tartus kell 3. Kindlasti seda ja soovin teile kõigile head kevadet. Ja kellel noorherrad, kellel kodus naisterahvas ootamas, siis võtke viige kimbuke lilli. Kevade puhul. Saab temagi korraks sellest tänasest tusasest kaotusest üle.
jah, et aitäh kõigile ja peatse kohtumiseni. Noh, nägemist ja ilusaid võrkpallielamisi teile kõigile.